Tervist! Tänases Rohevälgu videopodcastis me räägime otse sirgelt ja ilustamata lahti 3 teemat, millest igaühest saaks tegelikult kirjutada terve raamatu riiulitäie raamatuid, aga me püüame seda teha 30 minuti sees, sest me oleme eestlased ja me oleme efektiivsed. Esiteks, mis läks siis LNG terminali näitel nihu riigi ja erasektori koostöös? Teiseks, kust tuleks ometi hea elektri hind? Ja kolmandaks, miks tekivad taastuvenergia võimsused naaberriikidesse ja mitte Eestisse? Ja laua taga on 3 meest, kellel on vastused. Energiasalve juht Peep Siitam, tere! Tere! Alexela juhatuse esimees Martti Hääl, tere! Tervist! Ja Sunly juhatuse esimees Priit Lepassepp, tere! Tere! Alustame siis LNG terminalist. Martti, miks läks sellega nii, nagu ta läks ja mida oleks sellest õppida? No ja seal põhjuseid on palju ja nagu sa õieti ütlesid, sellest saaks raamatu või võib-olla ma kunagi ka kirjutan. Aga kui sealt välja noppida võib-olla mõned nihuksed, mis täna aitaks meid kõige rohkem edasi, siis ma arvan, esimene ja kõige olulisem on see, et meil era- ja avaliku sektori koostöövõime, kas nüüd puudub, aga on väga madal. Ja ma julgeks öelda ka nii, et ja avalikul sektoril, erasektori suhtes usaldust nagu ka liiga palju ei ole. Ja ma arvan, et see on võib-olla, kõlab karmilt, aga selle eest ausalt, et ma arvan, et selle taha jäid mitmed asjad, kuna sellises olukorras hakkab siis ju avalik sektor või riik alati mõtlema, et kuidas ise teha või kuidas riigikapitalismi edendada ja siis nii lähebki. Et see on võib-olla nagu kõige nihukene suurem ja nii-öelda mõte ja võib-olla teine on see, et pika plaani puudumine. Et sellest teemast on ju tegelikult, me oleme ajanud seda 13 aastat, 2014, ma arvan, igal ühel oli selge, kui Krimm ja Donbass toimusid, et see päris nagu niisama ei ole ja varustuskindluse osas võiks võib-olla hakata ringi mõtlema ja mõtestama. Täna me oleme nüüd selles kohas, kus varustuskindlusest saadakse hoopis elulisemalt ja praktilisemalt aru, aga kahjuks vajalikud taristulised ettevalmistused on tegemata, mille tõttu ongi see olukord, kus taristu on, seal maksab gaas 25 kuni 60 euri megavatt-tund ja seal, kus ei ole, nagu meil maksab täna 110, aga ka siin võib näiteks öelda, et meil ja Leedul on praeguseks 20 eurone gaasihinna erinevus lihtsalt selle tõttu, et ühel on taristu ja teisel ei ole. Peep, mis sa lisaksid sellele? No ma ei tea, ma muidugi raamatut sellest ei saa kirjutada, sest ma kõikide detailidega kursis ei ole, aga mulle meenutab see ühte varasemat epopead riigi ja erasektori koostööst või õigemini selle puudumisest, et kus siis piltlikult öeldes erasektoril öeldi, et vaadake, me siin tegeleme tõsiste asjadega, et ärge segage, et parimal juhul võite kiruõileibu valmistada ja neid siis nii-öelda pidulikel puhkudel maha müüa. Praamidest sa räägid, jah? Kui sa juba ütlesid, eks. Ma küsisin. Midagi sinna kanti, et see koostöö elementaarne puudumine, see peamine põhjus minu meelest on, üks on kindlasti see usaldus, ma olen kindlasti usalduse puudumine, sellega ma olen Martiga päris nõus, aga millest see nagu tuleneb, see tuleneb minu arust ka paljuski sellest, et selline ühine eesmärk on defineerimata, eks ole, või seda ei ole püütud isegi nagu sõnastada. Ehk siis kui erasektori ilmselge huvi on oma klientidele Eestis asuvatele ja mitte ainult Eestis asuvatele klientidele võimalikult soodsalt gaasi müüa, siis nii palju kui mina olen asjast aru saanud, siis Eesti riigi huvi oli lihtsalt abstraktselt luua mingisugune võimekus selleks, et keegi kuskil mingisuguse abstraktse hinna eest siis seda gaasi võiks tuua, aga veel kord see eesmärgid nii-öelda siis soodsuse osas oli täiesti nagu erinevad, ehk et ühel oli eesmärgiks soodne hind, teisel nagu mitte. Ja mida sellest nagu õppida on see, et loomulikult iga koostöö peab algama sellest, et kuulete, aga miks me siis seda asja teeme, mis see eesmärk on, siis hästi oluline on ka see, et lepitakse kokku, et kes, mida, millal ja kuidas nagu teeb, et see vist oli ka nagu, ütleme, sellega vist oli ka nagu keeruline. Et ilma selleta mingit ühist asja ajada, et kes, mida, millal, kuidas teeb, see ei ole võimalik. Ma siia põikaks vahele ja ütleks, et ma isegi ei saa sellele, või ma ei oska ise sellele küsimusele vastata, sest ma võin öelda nii, et 16. märtsi kuupäevaga kõik osapooled kiitsid heaks ja kooskõlasid kavatsuste kokkuleppe teksti, kus oli kõik see, mida sa loetled kirjas
ülesanded, rollid ja see pidi 17. märtsil minema valitsusse ja pärast seda läks kõik teisiti. Ja miks ta läks teisiti? Ega ma täna sellele tegelikult liiga vara on sellele, nagu öeldakse, päris vastust anda, aga et see nii-öelda ülesanne oli püstitatud just nii, nagu sa kirjeldad, nii nagu ülesandeid peaks lahendama, kes teeb mida. Aga läks teisiti? Läks teisiti. Kui sa oled vaadanud seda LNG teemat kõrvalt, siis mis on sul sarnane tunne või sa lisad siia mingisuguse muu aspekti veel? Mul on siin sarnane tunne, mul ei ole tegelikult olnud üldse kõrgeid ootusi selles osas, et mida Eesti riik selles küsimuses üldse teeb, et kui vaadata laialdasemalt arengukavasi, siis mina ütleks seda, et meil on laialdane riigikapitalism vahamas, mis ei ole üsna edukas olnud tegelikult, et meil on küll meedias hästi palju räägitud sellest, kuidas nad on hästi edukad, aga kus nad on edukad ja mida nad tegelikult igapäevaselt teevad, et hästi palju näiteid on tuua, kus kohas meil on arengukavades öeldud, et mida me soovime saavutada. Ja kui me võtame näiteks energeetika valdkonna, siis seda oleme üritanud viimased 15 aastat realiseerida läbi riigiettevõtete. Neid valdkondi on veel, kus kohas igapäevaselt riik siseneb uude sektorisse. Ja see on, pigem on see küsimus, et see usaldamatuse küsimus, mis on justkui nagu tekkinud, et meil oli Juhan Partsi Respublika lubadus oli kodukulud alla. Alates sellest momendist alates ei ole kodukulud teinud mitte midagi muud, kui ainult üles tulnud. Ja ma olen sellel teemal isegi diskuteerinud Taavi Veskimäega just selles küsimuses, et kas tegelikult Estlink 2 eestlaste jaoks tõi hinna alla või ta ei toonud. Just selles küsimuses, et Estlink 2 funktsioon pidi olema pikaajaliselt hoida siis hindu kontrolli all. Aga tegelikult ta suutis seda kontrolli all hoida ainult väikse osa oma kogu perioodist, sest et täna on hinnad seal, kus nad on. Ja üks sama küsimus, energiajulgeoleku küsimus. Et ma olen seda näited päris mitu korda toonud, et kriisi olukorras, kui me räägime päriselt energiajulgeolekust, siis energia on kaup. Et see, kas sul on raha selle eest maksta või mitte, selle selgitatakse välja hiljem. Aga kui me võtame COVID-i kriisi, Eesti riik võitis sellest väga palju ja nad võib-olla ei pruugi aru saadagi, kui palju, et Chemi-Pharma tehas oli Eestis ja tootis siin vedelikke, mida oli teistel riigil vaja ja samamoodi oli meil kaupu vaja vastu. Et kaup oli olemas. Just, kaup oli olemas ja siin täpselt sama küsimus, ka mina olen LNG terminali kohta öelnud positiivselt just selle tõttu, et kui me vaatame erinevaid lahendusi, nagu reaalseid lahendusi, kuidas lahendada ära monoküttel olevate inimeste siis julgeolek ja tööstuse julgeolek, just hindade julgeolek, sest et me oleme siin Euroopas hindade konkurentsis ja just sisendhindade konkurentsis tööstusettevõtete jaoks, et kuidas seda siis lahendada, et kas piisab ainult sellest, et meil on selline tulumaksusüsteem või ettevõtted tahavad midagi enamat? Ja mulle tundub, et see ei ole ju üldse selle energiakriisile ainuomane. Selles samas tervisekriisis me nägime ju teiste asjadega, mida meil ei olnud koha peal, kas või näiteks vaba liikumine piiriüleselt, eks ole, kus laksust läheb see asi kinni, kui see peaks olema rahvuslikes huvides ja see ei ole üldse etteheitvalt öeldud. See ongi minu arvates nii, et võib-olla lihtne oleks seda defineerida umbes selliselt, et solidaarsus töötab ülejäägi oludes ja defitsiidi oludes igaüks vaatab, kuidas ise saab. Ja ma arvan, et see on loodusseadus tegelikult, sest sa naabrile annad ju süüa ikka siis, kui oma pere oled suutnud ära toita, mitte et kõigepealt toidad naabripere ja siis vaatad, kuidas oma pere nälgib. Et selles mõttes see ei ole nagu etteheitvalt üldse mõeldud, vaid et nii ongi okei, aga nii tuleks ka see strateegiline plaan püsti panna. Peep, kuidas me saaksime hea elektri hinna? No hea elektrihind on odav elektrihind, eks ole. Et tootja vaatest muidugi vastupidi, aga tarbija vaatest me seda kindlasti vaatama peame ja selleks, et eestlastele soodsat elektrihinda saada, tegelikult peab olema 3 tingimust kindlasti täidetud. Need tingimusi on rohkem, aga 3 kindlasti. Üks on see, et soodsat elektrihinda saad sa tagada eelkõige kodumaist tootmisvõimsustega. See on hästi oluline aru saada, et Portugalis või Tšehhis asuv tootmisvõimsus Eesti tarbijate soodsat elektrihinda ei taga. Teiseks. Aga see, mida sa ütled, on minu arvates nagu, ma arvan, aasta tagasi mitte keegi ei olnud sellega veel nõus. Jah, täpselt. Ja tõsi, ma püüan praegu meenutada, ma olen seda juttu rääkinud küll aastaid, et ilmselt kehvasti, eks ole. Et me peame järeleaitamist tunde võtma. Teiseks on see, et
soodsat hinda, kõige soodsam viis elektrit toota on tegelikult peamiselt taastuvenergiast, eelkõige tuulest, päiksest, veest, sinna juurde mõõdukas koguses salvestust, tipuelektrijaamasid, kindlasti meie puhul, me tipuelektrijaamade puhul räägime biogaasist, biometaanist selle kütusena ja nüüd hästi oluline tegelikult arukatest võrgulahendustest. Ja kolmas kriteerium on kindlasti siis nii-öelda nende lahenduste kodumaiste energiatootmise investeeringute vaheline toimiv konkurents nii-öelda avatud kaubaturul ehk siis reaalselt toimival turul. Sellel reaalselt toimivast kaubaturust ehk siis elektriturust see tänases formaadis rääkida ei jõua, kindlasti Rohevälk räägib sellest kunagi tulevikus põhjalikumalt, aga see, mis puudutab nüüd siis võrku, palju räägitud võrku, siis võrgu puhul tegelikult on minu arvates kõige suurem mentaliteedi muutus peabki meil toimuma elektrivõrgu puhul, sest elektrivõrgust on saanud peamine takistus, ma ütlen peamine, aga üks olulisemaid takistusi selles, et me tegelikult uusi võimsusi rajada ei saa, või õigemini nende võimsuste rajamine on nagu tunduvalt kallim kui naaberriikide juures lihtsalt diskrimineerimise tõttu, ehk siis võrk diskrimineerib tooteid. Ja miks see võrgust rääkimine on siin oluline, on see, et ilmselgelt olukorras, kus üks tootmisviis asendub teise tootmisviisiga, ajutatud tootmisviisidega, kus tootmiskeskused tulevad mujale, kus nad varasemalt on olnud, siis arvestades seda tehnoloogia arengut ei ole mitte mingisugust põhjust ehitada nagu täpselt samasugustel vanadel põhimõtetel põhinevat elektrivõrku samas koguses nüüd uude kohta. Seda on mõistlik teha kasutades paindlikkusteenuseid, on need siis salvestused või tarbimise juhtimine ja see aitab tegelikult vähendada võrgu investeeringuid, vähendab kohustusi siis tootjatel võrguinvesteeringuid välja ehitada ja parandab seega ka siis seda nii-öelda konkurentsivõimet. Ehk siis me sellest, kuidas nüüd taastuvenergia võimsusi, tuult, päikest, salvestust ja tipuenergiat Eestisse tuua kohe räägime, aga selle momendina siis olulise momendina siin ma tõin selle võrgu välja just, et see on nagu meie hästi suur pudelikael. Priit, kas sa toonitaksid ka võrgu teemat või midagi muud, et kuidas ikkagi elektri hind oleks sõbralik? Elektri hinna sõbralikuks muutumiseks peab tootmist riigis rohkem olema, et ma olen selle mentaliteediga täitsa päri. Võrgu küsimus, ma arvan, see on väga palju kinni sellest, kuidas me siiamaani oleme võrku arendanud ja kuidas me selle üle arvestust peame, kuidas me seda metalli kasutame, et see on nii, me oleme tulnud sellisest vanakooli maailmast, kus kohas tootja toodab 24/7, aga samas ajal osad tänased tootjad on sellised, kelle tootmisprofiilid on täiesti erinevad. See on niisugune arvestuslik temaatika üldse. Et siin on näiteks Leedu üritab selles suunas edusamme teha, Ameerikas on see California osariik, kes üritab seda sellele poole peal ka teha nii-öelda, kuidas vana süsteemi targemalt ära kasutada. Et meie põhiline probleem täna üldse on olnud sellisest 10 aastat odav elekter, mis on võimaldanud väga tugevalt turule tulla not in my backyard poliitikal või siis mitte minu tagahoovis poliitikal, mis on väga palju üles ehitatud omakorda lobiorganisatsioonide lihtsates sõnumites, mida siis taastuvenergiasektor on viimased 10 aastat maha üritanud suruda, aga isegi kui täna endiselt ikka veel minna kuhugi rääkima, siis me kuuleme infrahelist, me kuuleme lihtsatest põhjendustest, kus kohas tuulik peaks olema hoonest kilomeetri, 10 kilomeetri, 2 kilomeetri kaugusel. Kõik need väited on täiesti valed ja me kuuleme seda rääkimas nii meediat, riiki, kohaliku omavalitsuse esindajaid ja tegelikult ka mõnikord ka taastuvenergia arendajaid endid. Et nad lähevad selle lihtsa kommunikatsiooniga kaasa, mille lõplik eesmärk peaks olema see, et tegelikult seda võimsust ei tule või see tuleb hästi kaugele. Ja me kuuleme ka ju poliitikas seda, kuidas kui me lähme põlevkivist nii-öelda välja, siis peaks minema avamere tuuleparkidesse. Ja just see, et ühest piiri äärest teise piiri äärde, et jumala eest see ei oleks nagu minu lähedal. Aga tegelikult tulema, et hinnad alla saab, on ajaenergeetikas. Me tulevikus muutume kõik siis inglise keeles prosumeriteks, mis tähendab seda, et me toodame ise peamise vajaduse ja tegelikult tagame ise oma julgeoleku. Ehk siis kindlasti on nii, et kui elekter ära läheb, siis päeval on meil elekter olemas ja me saame elementaarseid toimetusi teha ka hiljem.
ja see, kas me siis usaldame seal juures sellist riiklikku süsteemi, et ta on kogu aeg kättesaadav. Vaata, isiklikult ma selles nagu nii kindel ei ole. Julgeoleku kontekstis ma igapäevaselt muidugi nagu usun seda juttu ja pean uskuma ja ma arvan, et õige on ka uskuda, aga tegelikult ka, et ajaenergeetika lahendused koos aku salvestusega koha peal ja kõik need momendid tööstuste ja kõikide muude jaoks, kes ikkagi nii-öelda siis majandust elavdavad, mida siis näiteks pumphüdroakumulatsioonijaamgi nagu tagab, need on ka kõik selle süsteemi osad. Aga ma räägin just täna nii-öelda iga inimese elektri hinnast, see ei pruugi tähendada iga siis suur tööstusettevõtte elektri hinnast, et need on täiesti kaks erinevat maailma. Ajaenergeetika, me liigume lähedale tarbijale. Martti, ma küsiksin sinu käest sama küsimuse konkreetsemalt. Mis peaks olema nüüd järgmine samm, et elektri hind oleks parem? Mina arvan, et väikseid samme on palju, mida teha saab, aga see kahjuks seda struktuurset või suurt probleemi ei lahenda. Aga suure probleemi lahendamiseks järgmine samm on see, et tegelikult meeldib see või ei meeldi, siiani ei ole see kellegile meeldinud, aga selline juhitamatu protsess, üleminekuprotsess, nii-öelda senisest tsentraliseeritud tootmisega ja hajutatud tarbimisega süsteemist, sellele, millest Priit just rääkis. See on väga suur nii-öelda reform, väga suur muutus. Ja nagu loota, et selline muutus toimuks, nagu ma isegi ütle mitte, et toimuks normaalselt või mõistlikel tingimustel, aga et see üldse õnnestuks. Ilma, et sellel ei ole juhti, sellel juhil ei ole selget plaani ja tegevuskava, mis iga kuu, iga päev, mida jälgida, mida teha, mis peab millal sündima, mis kuupäevaks keegi ehitab sinna tootmisvõimsuse, sinna salvestuse, sinna see on täitsa lootusetu. Iga kord, kui ma selliselt selle teema püstitan, küsitakse mu käest, et kas ma tahan plaanimajandusse tagasi minna. Ja ma oskan sellele kommenteerida ainult selliselt, et siis järelikult meil Alexela majas ongi kommunism, sellepärast, et ilma plaanita meie majas ühtegi isegi väikseid muutusi ellu ei viida. See sama kommentaar on minul teiste riikide kohta ka, et mina näen nagu tegutsedes 4 riigis on see, et Lätis on tegelikult tulemas täna energiaminister ja energiaministeerium. Meil endal on riigireformiga määratud olnud minister. Tegelikult peame liikuma sinna suunas. Et kui me vaadata, miks on olnud Leedu edukas energiaministeerium loodi, Poola kliimaministeerium loodi, kõikidel nendel on projektijuht. Ja kõigil nendel on plaan ja kui keegi tahab nagu ka mind on süüdistatud plaanimajanduses, sellepärast ma olen Poola näidet toonud, kus kohas plaan oli paigas, kui palju päikest, kui palju tuult, kui palju tuumaenergeetikat, kui palju ligniidienergeetikat nemad ikka veel ajavad ja kui palju välisühendusi, mis ajaks nad neid ehitavad. Ja selle plaaniga on niisugune huvitav asi, et mõned osad nendest plaanidest on täitunud, mõned osad on üle täidetud, näiteks päikseparkide osakaal turul. Aga kuna nad ise ka näevad, et energiajanu on nii suur, siis nad näiteks päikse poolt on tõstnud nagu mitmekordselt, aga see ongi, see on erisus, kus sul on plaan või sul ei ole seda üldse. Selle ühe asja ma tahaksin, ühe karjuva eriarvamuse tahaksin välja öelda, et see, et plaan ja juht peab olema, selles ei ole küsimust ja selles mõttes Martti tõstis vastuseks su küsimusele, mida nüüd teha, täiesti õige vastuse pani lauale. Meil on nagu plaani ja juhti vaja. Aga milles ma nagu kindlasti, millega ma nõus ei ole, ma ei ole suurema riigi sihukese rolli ja riigi kulutuste kasvuga, ma ei ole nõus. Tähendab, ma arvan seda, et ilma sisuliselt era- ja riigisektori koostööd korraldamata ja täiesti uues vormis, ma pean seda silmas täiesti võib-olla isegi seaduse alusel siis sellise riigi ja avaliku sektori või pera- ja avaliku sektori koostööd ümber korraldamata selleks, et kasutada erasektoris olevat teadmiste ja oskuste pagasit, see ülesanne ei ole tehtav. Ja selleks on meil vaja, meil on plaani, meil on vaja juhti, aga seda saab teha ainult era- ja avaliku sektori koostöös. Ise küsin, ise vastan, kas sellepärast ongi Soomel, Leedul, Poolal ja teistel riikidel paremini taastuvenergia võimekusega, et neil on plaan ja juht? Lihtsustatult tegelikult küll. Ja see ongi huvitav, et tegelikult seal ongi nii lihtne vastus.
et meil on kusjuures hästi palju arengukavasi ja plaane Eesti riigis, aga kui vaadata, kui keegi teeks endal nii-öelda kas magistri või doktoritöö, kui palju erinevate arengukavade, ka energeetika arengukavadest on nagu siis ajaliselt nagu täidetud. Me räägi protsentuaalselt, aga nendest projektidest, mis see sees ei olegi ju tegelikult, meil on paljud nendest kavadest oma sisult ei ole üldsegi nii halvad. Et selles mõttes see ei ole nagu probleem, ei ole mitte kava kvaliteedis, vaid execution on see, mis on probleem. Et nende elluviimiseks ei mandaati ega instrumente ega KPI-sid selle jälgimiseks ega vastutust tulemuse äratoomise eest. Mart, sa ei ole nii-öelda igapäevaselt selles äris, ütleme elektrit muidugi sa tarbid, eks ole, ja sooja ja võib-olla muid asju. Ma olen sealpool otsas. Sa oled sealpool otsas. See on igapäevaselt. Ma küsin su käest sellise kontrollküsimuse, et mis sa arvad, kelle poole sa peaksid selle kõrge elektrihinnaga või kõrge energiahinnaga, kelle poole sa peaksid oma murega pöörduma? Kes on see adressaat? Kelle poole Eesti Vabariigis sa pöördud, et daamid ja härrad, et olukord on jama? Palun lahendage see. No ilmselgelt see esimesena ei ole ju ettevõte, eks ole. Ikkagi tahaks pöörduda ju rahvaesindaja poole. Aga kelle poole sa pöördud? No tegelikult, kui minna nüüd isiklikuks, siis on ju meil minister Järvan on ju tugevalt praegu hetkel sõna võtnud teemades, eks ole. Kas see on põhjus, et ta sõna võtnud, et siis ühtlasi võtab ka kohe vastutuse? No selles mõttes, et kui sa küsid, kelle poole pöörduda, siis mulle tundub, et temal on praegu ambitsiooni tegutseda. Aga talle ei ole muuseas tööriistu, portfelli, mandaati, tegelikult ka oskusi nii-öelda siis oma meeskonna näol, eks ole. Nii et tegelikult seda osapool ei ole. Midagi juba on, inimene juba on. Just tahtmine, aga tegelikult sellist osapoolt institutsiooni, kes sinu mure, sinu elektrihinna, sinu energiahinna, sinu küttekulude eest tegelikult siis nagu hea seisma. Kuulge, valimised tulevad ju. Ei oskagi. Valimised tulevad ju. Ei, valimised tulevad ja minu otsene ettepanek on see, et tegelikult selline minister ja ministeeriumi ametnikud tuleb nagu määrata, et isegi kui see hea kavatsus oli varasemalt olemas, et oli näha, et selline nii-öelda see kriis hakkas enne seda sõda, majandussõda hakkas enne, kui see sõda hakkas Ukrainas. Et see on nagu oluline teema ja ma arvan, et see kavatsus võib-olla oli, et peaminister võtab selle rolli, aga täna on peaminister, meil väga hea peaminister esindab Eesti riiki nagu muudes küsimustes ka ja tegelikult see on umbes sama oluline teema siseriiklikult kui siis muu küsimused, mida peaminister täna välisriiklikult lahendab. Ja ma arvan, see plaan oli, kavatsus oli hea, aga täna me peame tõesti nentima seda, et meil on küll seadusega määratud, kui palju ministreid meil olla tohib, et järsku pannaks mõne ministeeriumi nagu selles mõnes ministriameti. Sildi saab ju vahetada ja ütleme, et ma arvan, et kõik on tublid inimesed seal ja õpivad uue nii-öelda ameti selles mõttes, et ma edasi... Ja siis oleks ka rahval kõigil pöörduda ühe isiku poolest, vastus on see, et meil on... Mardi vastus Peebu küsimusel oli vale selles mõttes, et sellel ministril kehtiva korra järgi pole selles küsimuses, mille ta lahendas, mitte mingisugust niisugust mandaati. Sõnaõigust, mandaati ega pole nagu puutumust ütlema. Ja ma võin öelda, et kui meie kirjutame riigiga suhtleme, siis me kirjutame päris mitmele ministeeriumile. Aga mitte sellele ministeeriumile. Jah, nii on. Võtame selle teema siis kokku. Ma saan aru, et väga palju kriitikat on praegu olnud riigi aadressil. Selles mõttes, et te olete väga julged. Te peate pidevalt suhtlema riigiga ja teete päris jõulist kriitikat. Loodame, et siis riigil, kuigi riik nüüd tundub, et on ju selline väga amorfne osapool, on midagi siit õppida. Ja riik ikkagi mingis mõttes on ju suurem vend ja ettevõtjad on väiksemad vennad. Et siis see tundub loogiline, et see suhtlemise parandamine saaks tulla ikkagi suurema venna poolt. Esmalt, sest et ma saan aru, et teie poolt vähemalt valmisolek on olemas ja võib-olla siis saate kuidagi ikkagi millalgi sõbralikult edasi minna. Ja mis jäi veel kõlama väga huvitavalt on see, et kui teid süüdistatakse plaanimajanduses ja te ütlete, et riik vastu jällegi teeb riigikapitalismi, siis siin on nagu ikka tõesti need mõistesüsteemid läinud nagu niivõrd pea peale, kui üldse saab. Et kirjandusele väga hea valdkond kindlasti, kuidas seda teemat vaadata. Nii et rohevälgu, ma arvan, sellise missiooni me oleme täitnud, et me oleme selle sahmaka taeva poolt, kuigi me oleme täitsa maa peal omadega ühesõnaga saatnud teele ja loodetavasti see nüüd puudutab siis maad.
või lausa mäge ja äkki tuleb sealt ka mõni vastus, et tõesti liikuda nende teemadega edasi, sest et kas või juba see, et Soomel, Lätil, Poolal ja paljudel teistel läheb palju kiiremini ja palju paremini taastuva energeetikaga, et see on juba ju mingisugune asi, mida tegelikult ei Andres ega ka Pearu ei peaks võib-olla tolereerima. Nii et aitäh teile ja jaksu! Aitäh! Aitäh!